pigem oodatakse tagasi kiiremini kui kauem. No näete, tuntud endiselt Flora ja võib-olla tulevased Flora ja Levadia mängijad Dmitri Kruglovist ma küll ei oota enam, et ta suurt mängu mängiks, kui siit juba on tulemas Kuraksin ja karistusalas pall ja teravalt ja kui vähe läheb tagant postist, see oleks olnud liiga. Ja mängib veel kasti Zenjovile edasi, terav pall värava ette! Oma mehe pihta vist tõesti läks. Nüüd sai Mihhailov jooksma ja ilus sööt üles Zenjovile ja Ainsalu jäi natukene Mihhailovist maha. Zenjov! Küljevõrku. Ootas Joa Pedro seal seda Järvela jooksu ka, mida ei tulnud. Tahtsid läbi söötu lükata. Jakovlev teravalt värava ette. Ja mängib Jakovlevile otse palli kätte nüüd Tõugjas. Natukene oli nüüd ebakindlust Flora kaitses. Meeskonnal see üle 50 veel, aga selgelt Levadial parim siis esimese poole mängupilt. Täpselt seda näitab ja nüüd Tõugjas. Ebakindla! Milline Jakovlev! Ja me just rääkisime, et ainult üks tabamus on sel aastal. Aga 23. minut ja Johan Jakovlev. Hooja teine tabamus. Kommentaatorite needus on jälle teema ja Jakovlev ühe puutegema tabab ideaalselt natukene päris küljega. Suur kallistamine siin Kurro Torrese ja Jakovlevi vahel lahti läheb, aga tõesti väga ilus värav tema poolt. Ja hispaanlased peatreener tundub ka rahul sellega ja algas see tegelikult sellest, et see pall jõudis järjest kaitsetus. Jakovlev tuli äärepealt jooks Turrilt. Saab rahulikult, Veering on väga kaugel. Ja Grünwald viskub selle. Äärepealt tuleb nüüd Hussarit jooks, jõuab teravalt värav ette, Valner pillab, ei saanud kätte. Meile visuaalselt, et enamuse mänguajast on pall Levadia käest. Nüüd on Joa Pedrol seal 16 peal võimalus, mängib Felipe Feliciole. Ja Grünwald isegi ei hüppa mitte, aga... Mandja. Jälle täiesti ideaalne pall nagu. Jakovlev ja eksib kogu ja siis saab Felipe Felicio jooksma üksinda värava suunalt natukene pikalt lükkas ette. See on nüüd juba 15 punkti. Ja kui nüüd võidupunktid täna tulevad. Jakovlevi senderdus ja Roosnupp. Levadia väravale hetkel. Jakovlev jälle võimalik Veeringu vastu teha ja läheb, nüüd oli Veering üsna hästi temaga kaasas. Jälle tegelikult väga hea. Millise kiirusega keskelt läks. Jakovlev on ka veel üleval, aga Flora on nüüd suurte jõududega kuueksi juba tagasi ja saab edu ja tahab Grünwaldi üllatada sinna taha. Järvelaid. Ja sinna saab... Vaba jälle ühega läheb üritama miski pärast. Peast ütlen lisaks Floraga, nii et nüüd on võimalik võib-olla ka Levadiaga siis tulla. Mavritic! Ja posti! 2-0 oli enam kui lähedal. Nüüd saab Musaba minna. Kolobov üksinda. Grünwald taganeb väravajoonele ja läheb pikkade sammudega Musaba ja Grünwald tõrjub. Ja see oli parem ja oled naise vastu lahkem ja nii edasi. Oi, Grünwald jäi hiljaks, nüüd täiesti hiljaks ja tuleb valesti välja. Värav on tühi ka. Ja ei panda! Üle lööb Musaba. Oskab küll väravaid lüüa, on liigast 4 tükki löönud ju. Aga mängu lõpuvile kõlab siit ja mäng on läbi. 1-0.